31. juulil 2010. aastal korraldas Loodusomnibuss koos Looduskaitse Seltsiga sõidu Naissaarele. Kavas olid mitmed üritused ning päev pidi tipnema kontserdiga Veljo Tormise loomingust Omari küünis. Otsustasin ka selle reisi kaasa teha. Naissaar on oma 18,6 ruutkilomeetriga suuruselt 6. saar Eestis. Saar ise on kolmnurkse kujuga ning tema pikkus põhjast lõunasse on ligikaudu 8–9 kilomeetrit. Suurim laius ligikaudu 4 kilomeetrit. Rannajoone pikkus on 24,4 kilomeetrit. Nime all Terra Feminaarium mainib Naissaart esmakordselt 9. sajandil munk Breemeni Adam. Teada on ka nimed Nargeten, Nargön, Nargen. Nimetus Naissaar on kirjalikult teada 1732. aastast. Naissaar on läbi aegade olnud tähtis navigatsioonipunkt ja meresõidutähis, kus oli metsaraie keelatud juba 13. sajandil. Tänapäeval on 85% saarest kaetud metsaga. Geograafilise asendi tõttu on saar olnud sajandid sõjalise tähelepanu all, mida meenutavad arvukad militaarrajatised ja nende varemed. Viimastel aastatel on aastane Naissaare külastatavus olnud 13–16 000 inimest aastas. Kaitseala loodus- ja kultuuriväärtustega tutvumiseks on tähistatud 3 matkarada. Militaarrada ehk Põhjarada 10 kilomeetrit, Keskrada 11 kilomeetrit ja Lõunarada pikkusega 13 kilomeetrit. Olen käinud saarel varem juba 4 korda, kuid tiirutanud ringi ikka selle lõunaosas. Nüüd otsustasin võtta omal käel ette matka saare põhjaossa. Alustasin oma rännakut kohe peale saabumist Naissaare looduspargi keskusest. Minu valitud tee ühtis algul keskrajaga, läksis üle põhja ehk militaarrajale ning seejärel uuesti keskrajale. Liikusin algul paralleelselt raudteega piki merekallast põhja poole. Saare idarannik on maaliliselt ilus väikeste kiviste rannikukäärude tõttu, millel kasvavad tuulest räsitud jändrikud puud. Tasapisi sai mulle ka selgeks, et Naissaarel tähendab sõna kari väikest etteulatuvat maanina, mitte aga suur kivi kalda lähedal vees. Neid aga oli igasuguse kujuga ja suurusega randades päris hulganisti. Tee kulges läbi luitemänniku. See kujutab endast kitsast luitevööndit, kus kasvavad rohke samblikurindega nõmmemännid. Sammaldest on siin valitsevaks liivhärmik, samblikest aga poro- ja põdrasamblikud. Tee äärde jäid vaevu märgatavad inimtegevuse jäljed mingite kivivundamentide näol. Arvatavasti on need 19. sajandi lõpul alustatud puhkepiirkonna suvilate asemed. Tollal jagati siin välja 19 suvila kohta ning ehitati valmis ka esimesed villad. Märkamatult olin jõudnud niinimetatud Taani kuninga aeda. See on ebaühtlase täiusega salumets, mida varasematel aegadel kasutati heinamaana ja külasimmanite pidamise kohana. See koht erineb saare teistest metsadest rikkaliku alustaimestiku poolest. Taani kuninga aia nimega seotud legendidest ühe järgi olevat Taani kuningas saatnud saarele elama halvade eluviiside pärast oma tütre, kes osutus lesbiks. Kaasa antud paljudest puude ja taimede seemnetest ongi kasvatatud praegune metsakooslus.
Edasi kõndides jõuan Põhjakülla, mida kutsutakse ka Tagakülaks. Vene vägede lahkudes ei olnud saare idarannikul asuva külahooned säilinud. Tänaseks on aga taastatud 2 talu, millest ühes kasvatatakse lambaid. Pöörasin siit teelt paremale mere äärde ning jätkasin teekonda piki veepiiri. Tasapisi hakkasin lähenema saare põhjaosale. Enne Savikaldani jõudmist jäi mu teele aga paarisaja meetri pikkune liivane rannikuosa. Enne seda liivaranda oli rannik põhiliselt kiviklibune. Ujuda oleks praegu siin olnud küll võimatu, sest veepiiril oli palju mädanevat haisvat adrut. Varsti hakkas kaugemale ees paistma kõrgem merekallas. Olin jõudnud Naissaare Savikalda kaitsevööndi piirkonda. Savikallas on Naissaare kõige tuntum astang, mis on tekkinud lainete murutava tegevuse tulemusena. Tema kõrgus on üle 7 meetri. Rannaastangul paljandub sinakas liivsavi, mida enamasti katab rusukalle. Üks endine naissaarlane on rääkinud, et väikeste poistena hüpanud nad sealt astangult merre. Imestas ise ka, kuidas nad sellise vägitükiga tollal hakkama said. Kive on palju ja pisemagi eksimuse korral oleksid tagajärjed kurvad olnud. Savikaldast üles ronida ei olnudki nii kerge, kui arvasin. Kuid kui see tegu sai siiski tehtud, olin jälle tagasi märgistatud matkarajal. Savikaldast mitte kaugel asub eestiaegse nummerduse järgi 5. patarei. Siia saare idakaldale rajati patarei 1919. aastal, et vajaduse korral hoida tule all Naissaare ja Aegna vahelist ala. Kuid kindlat positsiooni polnud ja kahurid seisid täiesti ilma varjeta. Ajakohast patareid hakati Savikaldal ehitama aga 1923. aastal. Juba järgmisel aastal oli võimalik kahurid paigale seada, kuigi valminud oli ainult 2 betoonalust. Veel samal aastal jõuti lõpule ka betoonis komandopunkti ning 2 suurtükialuse ehitusega. Et patarei maapealne osa märkamatuks ei jääks ja huvilistel oleks võimalik ka maa-alustesse käikudesse piiluda, on katakombidesse viivad avad tähistatud punaste nooltega. Maa-aluse tunneli pikkus ulatub paarisaja meetrini, selle kõrgus on aga 1,9 kuni 2 meetrit. Ilma taskulambita pole aga käikudes paraku midagi teha. Rannakaitsepatarei polnud aga põhjus, miks Naissaar oli 50 aastat Nõukogude armee eriti rangelt salastatud sõjaline objekt. Eeskätt oli vaja saladuses hoida saare keskosas asuvaid miiniladusid. Samuti ei tohtinud ükski tsiviilisik sattuda raketibaasi, mis rajati saare põhjaossa 1963. aastal. See rajatis koosnes 10 raketipesast ja oli tollal üks uuema tehnoloogiaga raketibaase Nõukogude Liidus üldse. Baas suleti lõplikult 1985. aastal. Endise raketibaasi vahetusse lähedusse jääb Virbi küla. See küla oli Naissaarel Nõukogude võimu ajal ainus koht, kus elas tsiviilelanikke. Majad on siin üsna hästi säilinud ning polegi eriti räämas, kuna nad olid kasutuses ka okupatsiooni ajal. Praegu elavad külas majakavaht ja metsavaht. Matkarada mööda suundun aga Naissaare kõige põhjapoolsema tipu Virbi otsa poole. Kuival ajal on siin eriti selgelt näha veega kokku kantud kivid ja liiv, millest ongi moodustunud ussines jõuglev kitsas neem. Siin asus kunagi Põhjasadam ehk Põhjasild. Sellest annavad märku vee alt välja turritavad kiviaiad. Ilus on siin tõesti, ei tahagi nagu paigast liikuda, aga peab. Virbi suurim vaatamisväärsus on 1960. aastal ehitatud 8-tahuline 45 meetri kõrgune tuletorn. Esimene tuletorn ehitati siia juba 1805. aastal
mis 12 aastat hiljem sai ka blinkimisseadme. 1842. aastal otsustati aga saare põhjatippu ehitada uus tuletorn. Ehitus kestis 5 aastat ja uus 38 meetri kõrgune ümmargune torn valmis 1849. aastal. Praegune raudteetoonis tuletorn on rajatud peaaegu samale kohale. Majakavahiga kokkuleppel saab ronida ka tuletorni platvormile. Vaade pidi olema ronimist väärt ja selgilmaga pidi nägema ka Soomet. Minul jäi see ronimine aga ära, sest majakavaht oli sõitnud mandrile oma asju ajama. Edasi liikudes jääb teele jälle üks militaarobjekt, patarei number 9 varemed. Selle kummaski osas olid laskemoona varjendid ja nende kohal 8-tollise kahuriga soomustorn. Otsaehitis ühendas paksus betoonis kulgev tunnel. Otse õhku lastud patarei kõrval asub aga Naissaare piirivalvekordon. Vaid mõnisada meetrit edasi on Peeter Suure patarei, mida tunti ka numbri all 10A. Terviku moodustasid 2 tugevat kahekorruselist soomustorni alust, mis olid omavahel ühendatud 200-meetrise liivavalliga. Selle keskosas võib märgata laiendit. Tõenäoliselt oli see 3. torni jaoks kavandatud asukoht. Valliga püüti vaenlase tule eest varjata raudteeharu. Betoonehitistest valmis ainult põhjapoolne, millele jõuti peale tõsta ka soomustorn. Torni paigaldati selleks kohale toodud portaalkraanaga. Lõunapoolses betoonrajatisest suudeti valmis ehitada vaid raudkivi alus koos välisseintega ja silinderjas betoonalus soomustornile. Katuse, seinte ega vahelagede valamiseks aega enam ei jäänud. Enne tuli saarelt lahkuda. Ka selle patarei projektis polnud juhtimiskeskust ette nähtud. Põhjapoolset torni saab seest uudistada, kuid jällegi läheb vaja taskulampi, mida minul kahjuks ei olnud kaasas. Pisut ettevaatust ei tee ka paha. On kohti, kus põrand pidi jätkuma alles 5 meetri sügavusel. Vahepeal pean läbima ka Mustametsa luite kaitsevööndi. Luidet ei näinud ma siin kuskil, kõikjal ainult tihe metsapadrik. Enamik Naissaarele saabunuist tunneb suurt huvi patarei 10B vastu. Patarei koosnes 2 suurest betoonehitisest ja nende vahel kerkivast komandopunktist, mille ühes otsas asus jõujaam. Kõik need olid omavahel ühendatud liivavalli all kulgeva tunneliga. Siinne komandopunkt oli Peeter Suure merekindluse kõrgem kaitserajatis. 3 korrusega ja kõrgust jalamilt ülemise rinnatise servani 15 meetrit. Vaateplatvormil oli soomuskuppel, mis aga ei pöörelnud. Eesti Vabariigi alguspäeviks oli põhjapoolne osa patareis peaaegu täielikult hävinud. Vasakpoolse soomustorni alus oli aga enam-vähem terve. Korras oli ka komandopunkt, kuid maa-alune ühenduskäik oli vett täis. Vasakpoolne tornialus otsustati konserveerida ning selle soomustorn sai pappkatuse. Patareis number 10 asus ka Naissaare suurim pöörlev kahurialus. Kahuritoru pikkus oli 14 meetrit, läbimõõt 320 millimeetrit. Mürsk ise kaalus juba 500 kilogrammi ja kahuri laskekauguseks oli peale täiendust 30 kilomeetrit. Kahuris tehti ainult 1 proovilask. Isegi praegu vanametalli lasuna on see kahurialus väga muljetavaldav. Peale seda patareid jõuab matkarada korraks välja ka mere äärde. Siin asub Järvsaare rannamets. Rand on siin ilus, kohati liivane, kohati klipune. Nii väga tahaks vette minna. Teen siin kipuvitsapõõsaste vahel väikese söögipeatuse ning jätkan siis teekonda. Lõunatipu on ju veel hulga maad. Tee Kunila mäe juurde. Militaarraja viimane vaatepunkt on Kunila mägi.
Peale lühikest jalutuskäiku metsas jõuangi sinna. See küngas on saare kõrgim tipp ja varem rahvasuust tuntud ka Taani kuningamäena. Kunila mägi kujutab endast liivaluidet, mille kõrguseks merepinnalt on mõõdetud 27 kuni 29,9 meetrit. Keset metsa on ilusad liivikud. Kunila mäe juures jätangi hüvasti. Kõigepealt tuleb läbida Kunila saarrajaga, mis on saare üle niinimetatud keskrajaga. Kunila soo on siirdesoo, mis meenutab mulle rohkem raba. Peale mõningast lampimist hakkab maapind tasapisi tõusma ja varsti ongi mu ümber kõrge palumets, kus põhilisteks alustaimedeks on pohl, mustikas ja kanarpikk. Palju oli siin ka suuri ristiga ämblikke oma võrkudes saaki varitsemas. Järgmise peatuse teen kohas nimega Suured mäed. Suured mäed ehk Strooga Bergen rootsi keeles kujutavad endast luiteid Naissaare keskosas, mis tõusevad ligi 27 meetrit üle merepinna. Mägede kuju on oluliselt muudetud esimese maailmasõja aegse Peeter Suure merekindluse süsteemi rajamisel. Siia oli planeeritud ehitada niinimetatud droonipärija Aleksei patarei. Projekteeritud oli 4 14 mm kahurit 2 soomustornis, mis pidid tule all hoidma Soome lahe Suurme lõunaosa ja Pakri-Neeme ümbrust. Valmis ehitada seda aga ei suudetud. 1916. aasta lõpuks kaevati luitesse 2 süvendit, mõõtmetega 40 × 26 meetrit. Militaarsete ehitustöödega saarel on seotud ka ristkülikukujulised circa 1 meetri kõrgused tükeldatud rändrahnudest laotud kivikangrud lõunapoolsema luite läheduses. Tänapäeval on nad kaetud varjava samblavaibaga. Suurtel mägedel kasvavad kuivad männikud. Sootaimede poolest liigivaeseid metsakooslusi muudab väärtuslikuks mitmete haruldaste samblaliikide esinemine, nagu kaljulõhiskupar, villhärmik ja Drummondi kaksikammas. Suurte mägede juurest ei ole enam palju maad järgmise vaatamist vääriva objektini, Naissaare miiniladudeni. 1944. aastast alates saart okupeerinud Nõukogude merevägi rajas metsade rüppe suure ja rangelt salastatud meremiinilao. Ladu kujutab endast mitmekordsete okastraattaedade ja ohutustsoonidega piiratud platvorme, mis omavahel ja ka sadamaga omasid raudteeühendust. Platvormid olid piiratud omakorda kõrgete muldvallidega. Piirdeaedadest väljapool asusid eraldi piiretes montaažitehase hooned. Tänaseks on ladu tühi, alles on vaid miiniankruid ja Mädasadama rannas külitab hulgaliselt tühjaks põletatud või johatud miinide kesti. Peale miiniladusid võtan suuna Lõunaküla poole. Tee läheb läbi tiheda kaitsealuse laanekuusiku. Kuigi saare metsades domineerib mänd, esineb vöönditi siin ka kuusikuid. Et viimase 50 aasta jooksul olid saare metsaraied tagasihoidlikud, leidub kohati vägagi põliseid puistuid. Kaitsealune kuusik asub Stenmalmeni nimekandva seljandiku äärel ja esindab tüüpilist laanekuusikut. Ta on erivanuseline, kohati ilma alusmetsata, kohati aga välja arenenud rinnetega ja tuulemurdudega, kus kõdunevatele tüvedele kasvab uus kuusenoorendik. Igati võimas mets. Läbinud selle põlisland meenutava metsa olengi jõudnud Lõunakülla, Tõnu Kaljuste talu ja Omari küüni juurde. Naissaare lõunaosas asub kummaline Männiku küla, kus okupatsiooni ajal elasid Vene ohvitserid. Männiku küla kujunes praegusel kujul ja kohal põhiliselt 1950. aastatel. Tüüpilise Nõukogude armee kasarmulinnakuna, kuhu kuulusid suhteliselt rohmaka arhitektuuriga klubi, saun ja elektrijaam koos kasarmute ja ohvitseride pereelamutega. Viimased esindavad Soome poolt sõjakahjude korvamiseks tasuta üleantud monteeritavaid majakesi. Ühes sellises majas paikneb muuseum,
kus eksponeeritakse materjale saare ajaloost, põhiliselt küll viimastest okupatsiooniaastatest. Majas on üks tuba täidetud ajalooliste fotodega Naissaarest. Kui aga tahaks tõsiselt tutvuda välja pandud infotahvlite sisuga, peab varuma rohkem aega. Oma tund kindlasti. Teise toa seinad on kaetud aga punase propaganda plakatitega. Näha neid korraga nii palju tekitas mingi õõvastavalt ebameeldiva tundevirvenduse nii tuttavast lähiminevikust. Vastav ekspositsioon on ka maja ees, kus leidub militaarseid materjale mõlemast maailmasõjast. Omaette vaatamisväärsuseks on raudteejaam ja kitsarööpline raudtee, kus süsteemi kunagine pikkus küündis 37 kilomeetrini. Tänaseks on töökorras vaid Männiku küla sadamaga ühendav lõik aruteega miiniladudesse saare keskel. Naissaare raudtee kujutab endast tänapäeval unikaalselt säilinud tehisobjekti. Selle säilimine ja seni toimimine on ise juba haruldus, liiati veel saarel. Peedu Lehtla nimeline mees ehk Petka, nagu teda praegu kutsutakse, oli üks esimesi, kes maabus saarel vaid paar päeva pärast Vene vägede lahkumist. Peedu plaanid saarele jäädes olid romantiliselt suurejoonelised. Kujundada ohvitseride küla niinimetatud Soome majades puhkekeskus, kus on kõrts ja saun ning magamiskohad vähem nõudlikumatele ja privaatmajake väärikamatele külalistele. Seejuures tahtis ta säilitada võimalikult palju endisaja õngu. Oma restorani Lähnipesa ülesehitamiseks on Peedo kasutanud ebatavalist ehitusmaterjali, ajupuitu, mida saarel läänerannikul pidavat vedelema tuhandete tihumeetrite viisi. Lähnipesa. Küla lõunaküljel tervitab saabuvaid turiste ja matkajaid üsna uus ja suur külaliste maja. Siin saab nii ööbida kui ka einestada. Millised on aga hinnad, ei tea öelda. Ühe kõrvalhoone seina ääres on aga eksponeeritud näidised nõukogude ajal saarel valmistatud või siis leitud militaartoodangust. Külas paikneb ka üks saare suurimatest rändrahnudest, Männiku kivi, mille ümbermõõt on 25,4 meetrit. Peamiseks motoriseeritud liiklusvahendiks saarel on aga niinimetatud militaartaksod. Need on inimeste sõidutamises kohandatud endised sõjaväe veoautod. Männikult jätkub rada mööda toredad rannateed Lõunaküla maadele. Tegemist on küla asemega kohal, kus paiknes saare suurim ja tähtsaim Rootsi-Eesti segaelanikkonnaga asula. Paigas nimega Lõunaküla elas selle ilgaaegadel kuni 400 inimest. Praegu on küla asemel aga võsastunud rohumaa. Vallikari ja Kiinikari vahelises lahesopis paiknes Lõunaküla tähtsam rajatis, külasada. Vana sadama kohta on rajatud praeguseks paadisild, kus randuvad Tallinnast ja mujalt saabuvad mootorpaadid. Lõunaküla randa tähtkansi juurde on püstitatud tagasihoidlik mälestusmärk neile Naissaare paadipõgenikele, kes Punaarmee saabumise hirmus enda kodud jätsid ja üle mere läände põgenesid. Lõunakülas paistab teele uhke ja uus Sepa talu. Talu asutati 18. sajandil. Siin sündis 1879. aastal maailmakuulus optik ja teleskoobi ehitaja akadeemik Bernhard Voldemar Schmidt, kes lihvis ülimalt täpseid läätsi vaid vasaku käega, kuna oli kaotanud õnnetuses parema labakäe.
Bernhard Schmidt suri Saksamaal 1935. aastal. Endisest Sepa talust ei ole praeguseks säilinud rohkem kui mõned ilupõõsad ja hääbuvad viljapuud. Nüüd on talu omandanud ja korda teinud Tõnu Kaljuste, kes rajas kõrvale ka Naissaare kultuurikeskuse Omari Küüni. Vastvalminud Omari Küünis alustati kontsertide korraldamist juba 2006. aastal ning minu mäletamist mööda oli esimeseks etenduseks Eesti naiste laulud. Sepa talu lähedal on 1934. aastal ehitatud ja saare ainsa puitehitisena säilinud puukirik. Praegusele kirikule lähedase kujuga hoonele pandi nurgakivi maarjapäeval 1853. aastal. Kirik valmis juba 1856. aastal hävisaga esimeses maailmasõjas. Praegusele kirikule pandi nurgakivi 1934. aastal ja õnnistati sisse 1938. aastal. Kiriku restaureerimist alustati aga 1998. aastal. Vanade hoonete taastamine või uut ehitamine on tohutult kulukas, sest peaaegu sama palju kui materjal ise maksab selle üle vee saarele toomine. Kalmistu. Kuigi vana nimi Kapelle viitab muistsele rannakabelile, on tegemist väikese põlistest mändidest varjatud kalmuaiaga. Keskseks mälestiseks on Krimmi sõjas hukkunud Inglise meremeestele 1927. aastal püstitatud kalmukivi, mis renoveeriti 2000. aastal. Tegelikult on kiriku lähikonda maetud Inglise sõjamehi ka varem. Nimelt Vene-Rootsi sõja ajal Tallinna sadamat blokeerinud Inglise laevadel hukkunud 13 meremeest. Peale kalmistu külastamist on mu põhieesmärk matkata jalgsi saare põhjaotsas lõunakaldani täidetud. Jämeda arvestuse järgi sai maha kõnnitud umbes 20 kilomeetri ringis ning nüüd ongi paras aeg anda jalgadele veidi puhkust. Teen seda kalmistu taga mere ääres asuval kabelikaril. Kuigi ilm on ilus päikseline, ujuma siiski ma ei lähe. Esiteks on merepõhi väga kivine ja valus kõndimiseks, teiseks ei ole ka vesi kutsuvalt soe. Võtan siis niisama õhuvanne, sest varsti peab hakkama jälle liikuma. Seekord Omari Küüni poole, kus toimub kontsert Veljo Tormise loomingust. Peale kontserti on aga aeg hakata liikuma sadama poole. Selleks kasutan saare taksot. Võtan koha sisse ühes ootava veoauto kastis ning sõit võib alata. Aga 2 tükki jäi. Ilus tema tuleb. Joksud mees. Ära ei varista. Mõned kilomeetrid põnevusega segatud rappumist metsateel ja olemegi jõudnud sadamasse. Seekordne igati meeldejääv ja minu jaoks ka korda läinud päev Naissaarel on lõppemas. Arvan aga,
et tulen siia tagasi ka veel 6. korda. Kindlasti. Seniks aga kõike head.